Või paksu pealt vaatame, et elu läheb ikka läheb paremaks, oleme positiivsed. Aga mõnikord on huvitav vaadata selliste lihtsate ilmingute peal, nagu näiteks sensitiivide tuleproov. Venemaal oli suur saade, sellest ma rääkisin ka, kuidas sensitiivid tõesti tegid müstilisi asju, arvasid ära. Kõik on vaimustuses, kõik me tahame müstikat, et ime juhtuks ja seal oligi imed juhtusid, kuidas siis nad, see põhituumik, eks ju, missugused võimed, eks ju, sensoorsed võimed. Aga kui sa vaatad need omavahelisi suhteid ja kuidas nad üksteise suhtes rääkisid, ütleme viimasel tuumikul, siis seal oli nagu väiksed solvunud lapsed üksteise suhtes, siis olid seal solvunud või tegid maha otseselt või kaudselt. Et ütleme, madalamad inimlikud omadused nagu lõid välja. Et mis kasu on müstikast, kui selle müstikaga käib kaasas uhkus, võimuiha ja kõik need muud asjad, et selle müstika on null. Parem olla ilma müstiliste omadusteta lihtsalt mingi aednik, olandnik. Et võib nagu analüüsi teha, et kuidas inimesed degradeeruvad, justkui kõik läheb paremaks, tuleproov, hulgad kihvtilt tehtud saaded. Ja samamoodi, ma olen kõva vutimees ka olnud kogu elu, eks, spordipoiss ja jalgpall tõesti meeldis ja tuli hästi välja ka, isegi trennis käisin. Ja vaatad nagu jalgpalli pealt ka, et jalgpall, et ta on läinud ju nagu, ikkagi inimestele meeldib, eks ju, see leib ja tsirkus, eks ju, et ikkagi see on selline adrenaliini värk osadele inimestele veedades öeldakse, sellised sportlikud inimesed nagu šatra inimesed, kellel on vaja nagu actionit, siis nad tunnevad, nad elavad ja see on okei, osa elust ja siis jalgpall on ka siis selline nagu actioni värk ja ilusad suured mehed, eks ju, musklis mehed jooksevad ja kui sa vaatad, et läbi jalgpalli, kas inimeste areng on nagu edasi või allapoole just omaduste suhtes, siis pigem peab kurbusega nentima, et isegi suured staarid viskuvad, pärast aegloobis näitab, kuidas nad viskuvad teeseldes, eks ju, pärast vaatad aegloobis hoopis mööda löödi, eks just hull koss, et saaks selle penaldi või midagi. Ja ma ei tea, kui suur protsent, enamus. Ja see, kuidas, kui sa vaatad vanat jalgpalli, praegust jalgpalli, kuidas tiritakse, vend võetakse maha lihtsalt särkides, tiritakse lihtsalt, muud varianti ei ole. Et see etikett või see eetika on ka nagu juba nullile lähemale, et varsti võib nagu vastu hambad ka panna, et mis siis, et sa punase kaardi saad, vähemalt sa selle värava said ära hoida, et isegi vaatad meie need reporterid ütlevad ka kaasa nagu jah, et siin ei on mood teha, kui venelane panna koss ja tõmmata särgist maha, eks ju, et kaitsemees, õieti tegi, et seal on ka nagu täielik degradeerumine nagu teesklevad kosse, eks ju, viskuvad nagu näitled, eks ju, neid kaadreid me oleme kõik näinud, eks ju, ja siis see jalgpall on hästi robustseks, hästi jõhkraks särkide rebimiseks, ma saan aru, et on füüsiline ja see on kogu aeg olnud, aga see protsent, kuidas nagu rabeletakse ja et see sportlikkus on sealt juba ütleme veel arenguruumi on, aga seda on kurb vaadata.